Tere, hea kuulaja ja vaataja. Alustame siis siin seda jutluse tundi palvega ja kutsun siis kõiki ka paluma Jumalat juhtimist ja tema kohalolekut. Kallis taevane Isa, me täname, et me võime ikka sind usaldada, sind teenida ja olla sinu lapsed. Sina oled meid kutsunud ja meie oleme selle kutse vastu võtnud ja palume, et sa oleksid siin ka oma sõna elavaks tegemas, et sa oleksid ka minu suu kaudu rääkimas ja juhataksid seda kõike oma püha vaimuga. Tänu sinu armastuse eest, mis meile kõigile on osaks saanud ja osaks saab, et sa armastad niivõrd, et sa oled oma poja saatnud meie eest ristile. Täname, et meie võime seda vastu võtta, seda sinu kohalolekut ja armu, mis ristilt meile paistab ja ikka sulle loota. Ja tänu, et sa oled siin ka, et sa oled alati seal, kus on sinu lapsed ja kus nad sinusse usuvad. Aitäh, et sa meid kuuled Jeesuse nimel. Aamen. Tänase jutluse alguseks ma loeksin teksti Danieli raamatu 3. peatükist ja salmid 1 ja siis 4-6. Ja salm 1 siis ütleb: Nebukadnetsar laskis valmistada kuldkuju, mille kõrgus oli 60 küünart ja laius 6 küünart. Ta laskis selle püstitada Tuura orgu Paabeli linnas. Ja nüüd siis 4. edasi ja hüüdis valjusti. Teid, rahvad, suguvõsad ja keeled kästakse, niipea kui te kuulete sarvede, vilede, kannelde, harfide, naablite, torupillide ja kõiksugu mänguriistade häält, heitke maha ja kummardage kuldkuju, mille kuningas Nebukadnetsar on lasknud püstitada. Aga kes ei heida maha ega kummarda, see heidetakse otse kohe tulisesse ahju. Ja me teame ilmselt piiblit tundva rahvana selle loo järge ja me teame ka seda, et 3 heebrea meest jäid kogu selle tohutu suure rahvamassi sees püsti. Aga miks ma täna seda teksti lugesin? Sellepärast, et kui me ellu tulevad keerulised olukorrad, siis need keerulised olukorrad toovad välja selle, mis meie sees on. Aga Jumal, kes meist hoolib, tahab need olukorrad ja need meie sees olevad asjad meile enne nähtavaks teha, et me oleksime valmis nende raskemate olukordade jaoks, kui need me ellu tulevad. Ja ta kasutab selleks erinevaid vahendeid, aga üks vahend, mida ta kasutab ja mis meil on kõigile kättesaadav, on tema sõna. Ja nüüd, kui me mõtleme nendele noortele meestele, kes seal selle surma palge ees seistes püsti jäid ja oma Jumalale lootsid, ja kui me mõtleme samas näiteks Jeesuse jüngritele, kes oleksid võinud selles väga raskes olukorras, kui nad nägid pealt Jeesuse kannatus ja surma, seisma jääda, usus seisma jääda, kui nad oleksid Jeesuse sõnu hoolega kuulanud. Ehk siis see nende ahastus oli suures osas tingitud sellest, et nad ei kuulanud seda, mida Jeesus neile rääkis ja milleks ta tahtis neid valmistada. Ja meid võidakse ka säästa tohutust ahastusest, kui me oleme keerulistes olukordades, kui me lubame Jumalal seda oma sõna meie heaks kasutada. Sest sarnane olukord, nagu ma lugesin Danieli raamatust, on meie kõikide ees ja sellest olukorrast räägib Ilmutuse raamatu 13. peatükk ja ma loen siit mõned salmid 13 peatükk ja salmid 14 ja 15. Ja ta eksitab neid, kes maa peal elavad, tunnustähtedega, mis temal on antud teha esimese metsalise ees, ning käsib neid, kes maa peal elavad, teha kuju metsalisele, kellel oli mõõga haav ja kes virgus ellu. Ja temale anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Nii et selline olukord, uus kuju püstitatakse, ilmselt mitte päris sarnaselt nagu Tuura orus tol ajal, sest nüüd on Jumala rahvas üle maailma laiali, aga see tekst räägib sellest, et see läbikatsumine, see keeruline olukord seisab Jumala rahva ees. Ja kui Daniel ütleb oma 7. peatükis, et metsaline on kuningriik,
see tähendab poliitiline võim ja kui ta näebki siis seda esimest metsalist Babyloni, seda kuju seal püstitavat, Nebukadnetsar oli Babyloni kuningas, siis me võime ette kujutada, et ka see viimane püstitamine, see viimane läbikatsumine või proov, mis tuleb selle maailma peale, et see on ka seotud poliitilise võimuga. Sellepärast, et me ei saa ju arvata, et keegi lihtsalt suvaliselt saaks püstitada mingisuguseid reegleid ja nõuda surmaähvardusel nende täitmist. Ja kui me nüüd kujutame ette seda seltskonda, kes siis seal Kummulimaas lamas selle kuju ees umbes 2600 aastat tagasi, siis me ilmselt mõtleme Jumala lastena siiralt, et mina küll nii ei teeks. Ja kui me näiteks mõtleme sellele Peetruse reetmisele umbes 2000 aastat tagasi, siis me ilmselt ütleme, et mina küll ei reedaks. Aga tegelikult on seis selline, et meie ei tea, mis meie nendes olukordades oleks teinud. Ja kui mina noorema kristlasena nii väga kindlalt teadsin, et mina küll üheski sellises asjas kaasa ei lähe, kus tegemist on Jumala käsu või Jumala reetmisega, siis praegu ma olen muutunud ikkagi nii palju alandlikumaks, et ma olen aru saanud, et see, kas ma suudan keerulises olukorras jääda Jumalale ustavaks ja talle mitte häbi teha, et see sõltub ikkagi sellest, kui tugev ja lähedane on minu suhe Jumalaga ja kui palju ma olen lubanud Jumalal ennast siis läbi katsuda ja paljastada minule endale, mis minu sees on. Ja nüüd pühakirjas on üks tekst, selline tõsine tekst, mis räägib ka sellest viisist, kuidas Jumal paljastab neid asju, mis meie sees on. Ja see on Heebrea kirja 4. peatüki 12. salm. Ja see ütleb niimoodi, sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu, liikmed ja üdi ja on südame meelsuse ja mõtete hindaja. Ehk siis Jumal kasutab oma sõna selleks, et lõigata meid lahti ja loomulikult ei ole tegemist kirurgilise sekkumisega, vaid on tegemist olukorraga, kus Jumala sõna paljastab meile, mis meie sees tegelikult on ja paljastab selle ainsa hea eesmärgiga, et me võiksime selle asja kuidagi ära lahendada. Seal ei ole mingit muud soovi, ei meid kiusata ega kuidagimoodi halvast ennast tundma panna, vaid ainult üks mõte on, et ma saaksin puhtaks sellest, mis mind kaldub Jumalast eemale viima ja käituma nii, nagu ma Jumalat ei tunneks. Meie ühel päeval võtsime minu tütrelastega ette mõistatuste lahendamise. Ja siis mina otsisin neid mõistatusi välja, nemad püüdsid ära arvata, mis need on. Ja siis me jõudsime üsna ruttu selle kõigile tuntud mõistatuse juurde, mis ütleb, et kes või mis see on, et on sees siiruviiruline ja pealt kullakarvaline. Ja vastus loomulikult sibul. Ja sealt ma jäin kuidagi selle sibula peale mõtlema ja just ka selle teksti peale sealt Heebrea kirjast, kus Jumal oma sõnaga lõikab. Ja siis ma mõtlesin, et sibulaga on samamoodi, et ta on pealt ühtemoodi, aga sees teistmoodi. Ja sibula puhul ei ole selles ju midagi paha, sibul hoopis kasulik asi, aga see, kust minu see tähendamissõna kokku tuli, oli just see fakt, et see pealispind on teistsugune kui see tema sisemus. Ja nii nagu mõistatus ütleb, et sibul on sees siiruviiruline, niimoodi meie oleme ka sealt seest siiruviirulised. Ja kui Jumal nüüd oma sõnaga meid üritab nii-öelda lahti lõigata, siis võib välja tulla, et mõni viirg seal sees on üsna tume. Nii nagu me köögis sibulad lõigates näeme, et mõnikord kõik viirud on ilusad valged või heledad, aga siis on seal üks tumedam viirg sees ja me võiks seda võrrelda sellega, et Jumal nüüd näitab meile, et meie sees mingid asjad ikkagi korras ei ole. Teine asi, miks mul see sibula mõte niimoodi idanema jäi, oli see, et kui me sibulat lõikame, siis meil tuleb pisarad silmi. Ja kui Jumal paljastab seda, mis meie sees on, siis võib see ka kohati valus olla.
ja meie peame lihtsalt endale ristivalgusel ütlema, et kui Jumal seda teeb, ta teeb ainult ühe eesmärgiga, need tumedad viirud eemaldada ja valmistada mind nende eelseisvate olukordade jaoks. Kui me sibulat vaatame, siis me võime ta lahti lõigata, aga sibul ei muutu seest kunagi kullakarvaliseks, ta on ikka siiruviiruline. Aga tore on see, et Jumal tõesti saab ja tahab meid kullakarvalisteks muuta seest ka. Et see ei ole ainult väline, mida Jumal meilt ootab ja väline ju kahjuks ei pea vastu, kui olukorrad on keerulised ja ta igatseb, et me oleksime ka seest puhtad. Ja et kui tulevad keerulised olukorrad ja tuleb välja see, mis meie sees on, siis sealt tuleks üks kullakarvaline kristlane välja. Mitte inimene, kes Jumalale häbi teeb ja paraku ka teised inimesed paneb võib-olla Jumalasse meie tõttu halvasti mõtlema. Ajastute igatsuses Ellen White kirjutab, et me peame kahte asja nägema. Me peame nägema oma olukorda ja me peame nägema päästjat, kes meid sellest olukorrast välja tõmbab. Kui meie meelest olukord on korras, siis me ei otsi mingit olukorra lahendajat. Ja kui see olukord korras ei ole, see lahtilõikamise tulemusena ilmnev seis, meile endile ilmnev seis ei ole eriti rõõmustav, siis me teame, et Jumala plaan on meil sellest olukorrast päästa. Ja nüüd võtame veel ühe teksti piiblist, mis ka sellest samast teemast räägib, aga justkui pakuks natuke lahendust ka sellele olukorrale, et kui me nüüd aru saame, et midagi on valesti. Ja see on Jesaja raamatu 58. peatükk, 58, 2-5. Päevast päeva nad küll otsivad mind ja tahavad teada mu teid, nagu oleks see rahvas, kes on õiglane, kes ei ülga oma Jumala õigust. Nad nõuavad minult õiglasi otsuseid, igatsevad Jumala ligiolekut. Miks me paastume, kui sa seda ei näe? Alandame oma hinge, kui sa seda ei märka. Vaata, oma paastupäeval te teete, mis teile meeldib ja pigistate kõiki oma võlgnikke. Vaata, te paastute riiuks ja tüliks, et lüüa õela rusikaga. Praegu küll ei paastu te selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Kas niisugune on see paast, mis mulle meeldib? Päev, mil inimene alandab oma hinge, et ta painutab oma pead nagu kõrkjas ja teeb enesele aseme kotiriidest ja tuhast. Kas sa seda nimetad paastuks ja Jehova meelepäraseks päevaks? Ja siin nendes salmides on küllalt noomitus sees. Siin on näha, et inimesed otsivad Jumalat, tahavad teada tema teid, seda, kuidas Jumal siis mingis olukorras toimib. Edasi nõuavad Jumalalt õiglasi otsuseid ja ma usun, et meie ka ootame, et Jumala otsused oleks õiglased. Igatsevad Jumala ligiolekut on edasi öeldud. Nüüd nad paastuvad selleks, et teha oma häält kuuldavaks ülal. Ehk siis inimesed mõtlevad, et paastumise kaudu on nende häält ülal kuulda. Nii, ja neile tundub, et Jumal ei näe ega ei märka ja ei märka nende püüdlusi ka. Aga Jumal ütleb kõigele sellele nende püüdluste küsimustele vastuseks, et nad paastuvad valesti. Ja ma ei tea, kui populaarne on tänapäeval see paastumise teema. Tundub, et väga populaarne ei ole, aga siin selles olukorras ja selle noomituse juures on siis juttu sellest, et paastutakse, ehk siis loobutakse toidust, aga ei loobuta oma tahte tegemisest. Riiust, võlgnike pigistamisest, rusikaga löömisest, ehk siis inimene teatud asjad jätab sellest fookusest kõrvale ja kui me seda teksti veel edasi loeksime, siis me leiame veel asju, millest Jumal soovis, et nad paastuksid. Näiteks sõrmega näitamisest, nurjatust kõnest, enda teistest paremaks pidamisest, andestamatusest ja nii edasi. Ja nüüd siis küsimus, et see, kuidas toidust paastuda, see on meile enamasti selge. Paned külmkapi ukse kinni ja otsustad, et ma täna ei söö. Aga kuidas paastuda nendest teistest asjadest, kuidas paastuda kurjast, kuidas paastuda andestamatusest ja kõigest sellest muust, millest just juttu oli.
Noh, näiteks kas või ka nurjatust kõnest. Kui paastumine tähendab loobumist või loovutamist, siis siin tundub, et Jumal ütleb, et aga loobu nendest asjadest. Sa võid toidust loobuda, see on hea, aga loobu nendest asjadest ka. Ja mina siin kevade poole lugesin ühe teksti, mis ei ole küll piiblitekst, selle teksti on kirjutanud William Law, aga see jäi mulle kuidagi väga niimoodi hinge kripeldama ja ma otsustasin selle teksti järgi teha. Ja see tekst ütleb siis niimoodi, see mõte. Loovuta end Jumalale ilma midagi tagasi hoidmata, kogu südamest pühendununa, astudes vastu kõigele, mida ees olev päev toob, kui Jumalalt tulnule, mis tuleb vastu võtta ja millest tuleb läbi minna ja mida tuleb taevalikult kasutada. Nii nagu sa arvad, et püha Jeesus seda samades oludes oleks teinud. Ja kui mina seda teksti lugesin ja mõtlesin, et ma proovin ka selle järgi teha ja seadsin endale sellise reegli sisse, et hommikul, isegi ennem kui ma silmad lahti teen, ma annan kõik Jumalale üle, sest rohkem kui kõik ma üle anda ei saa, aga iseennast täiesti, nii nagu inimene oskab, vähemalt ma ütlesin seda ja mõtlesin seda südamest, kõik oma suhtumised, kõik oma olukorrad, kõik inimesed, kes mul hetkel meeles olid, kõik probleemid, mida ma teadsin olevat ja ma panin need lihtsalt usus kõik Jumala ette. Ja see tundub nagu liiga lihtne lahendus, aga minu elus see töötas ja sellepärast ma soovitan teistel ka seda proovida, sest et sellest hetkest minu usuelust käis nagu üks jõnks läbi ja kuidagi asjad muutusid nii palju helgemaks ja nii palju kergemaks. Ja ma tundsin, kui hea niimoodi minna, et ükskõik mis olukord sulle ette tuleb ja sa võib-olla tajud, et sa ei saa seda lahendada, aga ma saan selle üle anda. Ma saan sellest loobuda, ma saan selle Jumala kätte loovutada. Ja tead, uskuge mind, see töötab. Minu elus töötas ja ma usun, et töötab teie elus ka, kui seda järgi proovida. Ja kui järjepanu harjutadagi ennast niimoodi loobuma, üle andma, kui palju muret ja häda jääb meie hinge ussitama, kui me neid asju üle ei anna ja kui palju neid olukordi, mida me ise lahendada ei suuda, aga millegipärast eelistame muretseda selle asemel, et üle anda. Ja kogu see paastumise mõte läks minu meelest sellise loovutamise mõttega väga hästi kokku ja ma ütleks, et siiamaani see minu elus töötab, väga hästi töötab. Ja kui ma nüüd mõtlen Abrahamile, kes loovutas kõik, pani kõik altarile, kõik, mis tal oli selles oma ainsas pojas, keda ta nii kaua oli oodanud. Ja kui ma mõtlen siis Jumalale, kes oma pojas pani kõik altarile ja igatses, et Abraham usuisana mõistaks seda, mida Jumal oli teinud, siis meie elus toimib vist ka see, et kui me näeme Jumalat, kes loovutas kõik ja me teame, et see kõik loovutamine toimus juba siis, kui tehti plaan inimese päästmiseks, aga ellu see viidi ikkagi siis, kui Jeesus tuli ja siin maa peal oma maist elu elas meie kõrval, meie sarnasena ja läks meie pattude eest ristile ja muretses meile selle lahenduse, et me võime täna temaga koos elada, siis seal oli nagu kahepoolne andmine, et Jumal loovutas oma poja, aga Jeesus loovutas oma elu. Nii et kui meie selle peale mõtleme, siis ei ole meid raske panna loobuma asjadest, mida meie võib-olla lahus Jumalast peame kalliteks ja võib-olla ka lahendamatuteks. Võib-olla need ei olegi kallid, aga me ütleme, et aga ma ei tahagi sellest lahti öelda. Ja Abrahami kohta on ju öeldud, et tema nägi issanda päeva ja rõõmustas. Ja see issanda päev, mida ta nägi, oligi see jäär, kes oli seal rägastikus kinni ja kelle Jumal siis võttis vastu Abrahami poja asemel, täpselt samamoodi nagu Jeesus anti meie asemel ja meid võetakse vastu ja meie võime elada tänu tema ohvrile. Aga kui me nüüd otsustame, kui me tõesti otsustame, et me tahame kõik üle anda
siis mis me teeme selle vaba ruumiga, mis meil tekib selle tulemusena, et me kõik ära anname selle vaimuliku paastu tagajärjel. C.S. Lewis ütleb ühes kohas toreda mõtte, et meie sees peab olema ruumi vastuvõtmiseks, muidu ei suuda isegi kõik võimsus midagi anda. Ehk siis see ruum, maht, see võime vastu võtta tekib sellest, et meie anname oma südamest ära need asjad, oma plaanid, oma suhtumised, oma ego selleks, et teha Jumalale ruumi. Ja kui me veel mõtleme korra selle vaimuliku paastu peale, ma mõtlen siin loobumist kõigist nendest halbadest asjadest ja suhtumistest, millest me kinni hoiame, siis see vaimulik paast, see ei ole ju tegevusetus. See ei ole ju see, et sa nüüd istud ja mitte midagi ei tee. Nüüd Jumal võttis kõik need asjad ära, mis minu sees olid, aga mina olen nüüd siin ja lihtsalt olen. Sest kui me loeme edasi Jesaja 58. peatüki, siis salm 7 ja salm 10 ütlevad, mis sinna asemel peaks tulema. Ja nad ütlevad niimoodi, eks see ole murda leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutumad. Kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ise ka himustad ja toidad alandatud hinge. Nii et see on nüüd see tegevus, millega meie saame nüüd selle loovutatud või vabaks tehtud pinna enda sees ja enda elus täita. Ja kui me veel võrdleme toidust loobumist, millest siin räägiti 58. peatüki alguses, vaimuliku paastuga, siis Jumala mõte ei oleks ju see, et vaimulik paast kestaks toidust loobumisega sarnaselt 1 päeva, vaid 2, vaid Jumala mõte on see, et see olekski kristlase elu. Et me oleksime kogu aeg loobunud nendest asjadest, mis meid Jumalast lahutavad. Ja üks asi veel seoses loobumisega, seoses paastumisega. Kui Jumal andis meile hingamispäeva ja tegelikult andis selle ju juba loomisel ja kinnitas seda oma käsuga siis sellel hetkel, kui Jeesus need kivisse raiutuna seal Siinai mäel siis edastas Jumala rahvale, siis selle hingamispäevase töö lõpetamisega ma tegin ka ühe sellise väga toreda avastuse, et Jumal käskis hingamispäevaks töö lõpetada sellepärast, et inimene ei arvaks, et tema saab kuidagimoodi oma tegevusega oma päästele kaasa aidata. Et mulle sinnamaani ei olnud see selge, et hingamispäev on tegelikult märk usuõigusest. Ja kui Efesuse 2, 8, 9 me võime lugeda, sest te olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole mitte teist enestest, vaid see on ainult Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, siis mõte oligi selles, et inimene loobuks tegevusest, ütlemaks Jumalale, et ma loodan ainult sinu peale. Ja kui me otsime hingamispäeva tähendust piiblist, siis me saame aru, et see on igavene märk Jumala ja tema rahva vahel. Ühes mõttes märk sellest, et kõik on loodud 6 päevaga ja Jumal on selle teinud. Teises mõttes, kui korratakse üle 10 käsku 5. Moosese raamatu 5. peatükis, siis öeldakse, et hingamispäev on märk orjusest vabastamisest. Ja edasi Heesekelis 20. peatükist saame lugeda, et see on märk sellest, et Jumal pühitseb meid. Ehk siis me ei saa ennast luua, me ei saa ennast vabastada ja me ei saa ennast pühitseda. Ja hingamispäeval töö peatamine, tööst paastumine ongi see märk, kus me ütleme, Jumal, sina saad neid asju teha, aga mina neid teha ei saa. Ja samas annab see aeg, see vaba aeg, mis me selle tulemusena nüüd oma ellu saame, võimaluse otsida ühendust Jumalaga, kes seda kõike on teinud ja kes seda kõike ka edasi teeb. Ja kui me nüüd niimoodi harjutame ennast üle andma päev-päevalt kõike Jumalale ja lootma tema loova, päästva ja pühitseva töö peale meis
hingama temas, nii nagu hingamispäeva mõte on, et lakkame töötamast ja puhkame temas, siis pole ju meil keeruline ka siis, kui olukorrad keeruliseks lähevad, ikka Jumala peale loota, sest me oleme harjunud seda tegema. Ja siis ei saa keegi sundida meid ka ühtegi kuju kummardama, sellepärast et me oleme Jumala ette kummardunud. Ja see Jumala ees alandlik ja tänulik olemine võtab ära meie elust võimaluse kummardada kurja, kummardada metsalist, ükskõik mis kujul see kuju siis meie ette siin lõpu ajal pannakse, aga me saame Jumalale loota. Ja nüüd lõpuks veel tulemus, sellise paastumise tulemus, mida siis Jumal siin oma rahvalt ootab Jesaja 58. peatükis. Tulemus on selline, et su paranemine edeneb jõudsasti. Sa hüüad ja Jehova vastab, sa kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Ja edasi on öeldud, ja Jehova juhatab sind alati ja toidab su hinge põutsel maal, ta teeb tugevaks su luud kondid ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi iialgi ei valmista pettumust. Ja siia kõige lõppu tahan veel ühe oma tunnistuse tuua. Siin oli kirjutatud, et su paranemine edeneb jõudsasti ja ma ei arva, et minu paranemine on edenenud jõudsasti sellepärast, et ma olen miskit moodi parem või püham kui keegi teine. Ma olen teinud seda, mida Jumal mulle südamesse on pannud ja ma olen näinud, kuidas see töötab. Aga ma ei tea, kuidas. Inimlikult ma ei tea, kuidas. Ja ma saan sellepärast tänu anda ainult Jumalale, et minu elus on toimunud selline imeline paranemine. Mul on olnud 24 aastat rütmihäired, südamerütmihäired ja mõnikord on see tervis olnud parem, mõnikord halvem, aga päris paljud aastad siin sellest 24-aastasest perioodist, selle lõpust, on mu süda olnud kogu aeg rütmist väljas. Ja arstid ütlevad, et seda ei olegi mõtet rütmi panna, sest et ta lihtsalt ei jää enam rütmi. Ja nüüd umbes 2 kuud tagasi ma märkasin, et mu süda on rütmis. Kusjuures ma ei ole teadlikult selle nimel mitte midagi teinud ja ma võin öelda, et ma pole isegi enam palvetanud, sest ma nii piisavalt kaua palusin selle pärast ja ma ei näinud, et midagi oleks muutunud. Ja nüüd, kui ma enam ei palvetanud, muidugi ma tean, et teised ei lõpetanud palvetamist, siis äkitselt ma märkan, et mu süda on rütmis ja mu tervis on tunduvalt paremaks läinud ja ma ei saa mitte kedagi muud selle eest tänadega kiita. Meedikud ütlevad, et see on võimatu, sest kui süda on juba nii kaua aega rütmist väljas olnud, siis ta enam rütmi ei hoia. Aga minu süda hoiab rütmi juba 2 kuud. Ja ma ei tea, kaua see edasi kestab see ime, aga see on ime ja ma igatahes olen nautinud igat päeva sellest imest ja ma tean, et see on Jumala töö ja minul ei ole seal mitte mingit osa, isegi palvetamise osa. Aga Jumal teeb imesid meie elus, aga ta tahab meie tähelepanu pöörata sellele, et meie märkaksime neid inimesi, kes on meie kõrval ja paastuksime sellest enesekesksusest ja prooviksime Jumalaga koos minna appi sinna, kus me vähegi appi minna saame. Ja olgu Jumal meid selles õnnistamas ja juhtimas. Ja jääme lõpuks siia palvesse ka. Kallis taevaisa, me oleme südamest tänulikud, et sa meie eludes tegutsed. Mina isiklikult olen tänulik ka selle ime eest, mis minu tervisega toimus ja ma palun, et ma ei unustaks kunagi ära, et sulle tuleb tänulik olla ja et see ei ole isegi tuleb, vaid see tuleb meie südames siis, kui me tõesti näeme, mis sa teed. Kõige suurem tänu selle eest, et sa oled meile igavikku muretsenud, et see on sulle väga valusaks maksma läinud, andes oma poega, nähes neid katsumusi, mida täiesti süütu sinu poeg pidi meie eest taluma, aga sa tegid seda, sest sa hoolid meist. Sa loobusid kõigest, oma kõige kallimast selleks, et meid aidata ja õpeta, et me ei hoiaks tagasi midagi, millega me saame olla inimestele abiks ja millega me saame oma isekast elust välja tulla. Õpeta meid paastuma vaimulikus mõttes ja laskma sinul teha meie südames seda, mida sa tõesti igatsed teha, et meid valmistada. Tänu, et me võime sulle loota Jeesuse nimel.
aamen.